Nii, mul õnnestus saada nüüd üks vana nõukaaegne vikat ja ühel inimesel oli ta jäänud seisma ja kasutuna ja oli nõus hea meelega selle vikati mulle loovutama ja mina kui suur vikatihuviline ja niitmisest vaimustunud, siis olin super rõõmus selle üle. Kuigi see vikat nägi väga räbal välja ja see tera siin lõe otsas kõik loksus ja püsis vaevalt koos ja pinnimist polnud see tera vist mitte kunagi näinud või vähemalt viimastel aastakümnetel oli roostes ja vaatasin, et see lüsi on ka põhimõtteliselt selline, et kui kõvemini kinni võtad, siis murdub pooleks. On ju meil Eesti selliseid vikateid täis, mis kasutuna kusagil laka peal, pööningu peal, kuuri all seisavad ja kõik on nad nagu ära unustanud ja sinna on nad vedelema jäänud. Aga kui keeruline ühe sellise vana vikati korda tegemine ühele lihtsale tavalisele inimesele on, et kes võib-olla sellega pole ka varem kokku puutunud, et kui sa sellise kuskilt kuuri alt leiad, et kas tasub sellise asja korda tegemisega vaeva nägema hakata. Nii et tšeki videot, kuidas minu vikati renoveerimine läheb ja saad teada, mis sellest asjast kõik välja tuleb. Nii, nüüd on mul jälle siin üks vikatitera. Jälle ühed head inimesed andsid oma seisva vana räämas vikati ära ja vaatame, mis ma siit näen. Relakaga tegin puhtaks ja ennäe imet, jälle tuli välja sama märgistus, mis sellel eelmisel vikatiteralgi. Number 6 on peal. Rubla 10 kopikat 1981, nii et tundub, et täiesti sama ajastu ja sama tehase toodang ja sama partii isegi võib-olla. Et väga huvitav kokkusattumus. Aga võib-olla nõukaaegsed terad ongi kõik sellise märgistusega, nii et eks ma siis oma vikati tera teekonnal saan varsti teada, missuguseid terasid mul siin kätte veel satub. Aga pinnimata on ta ilmselgelt ja sellega on plaan täna raudselt tegelema hakata, et see tera siit 2, 3, 4, 5 millimeetri ulatuses tuleb õhukeseks saada. Ja siis saab alles katsetama hakata, kuidas lõikab. Muidugi lütt tuleb ka ilmselt uus teha või vaatame, mis selle varrega saab, et vikati varres oli ikka ka täiesti läbi ja see põhimõtteliselt varre küljes oli lahti. Aga nüüd pinnima hakkame siis selle alasi peal siin. Ja pinnimiseks ma kõigepealt tegin endale haamri. Leidsin ühe vana haamri ja lasin ta siin relakaga ilusti puhtaks ja raskus tundub, et on täitsa õige. Muidugi nüüd see alumine alasi on siin ilmselt natukene liiga jämeda otsaga. Ma arvan, et seda isegi ma võiksin ka siit relakaga natuke lihvida. Aga siis panemegi selle tera muudkui siia niimoodi ilusti peale. Ja hakkame haamriga siin seda tera laiaks toksima. Vaatame, mis välja tuleb. Enne ma tegin siit nüüd sellise päris laia päris lai soon tuli. Nüüd ma üritaks seda esimest serva veel tõmmata õhemaks. Et siin on näha, et see esimene serv on veel natukene paksem ja soon on siin. Et nüüd tõmbaks selle esimese serva veel õhukeseks. Ja siit on nüüd näha see pinnitud teraosa, kus on õhem ja madalam.
super, super, super. Super, läheb õhemaks, järjest õhemaks. Liiga õhukeseks ka ei tohi teha, et siis läheb 2 korra kõvem hein on. Nii, nüüd ma olen sellele terale siin 3 ringi peale teinud. Kõigepealt ühe laksu, siis teise laksu laksutamisega tagasi ja 3. veel sellise viimistluslaksu, et viimistlustöötluse. Ma proovin siit küünega suruda, et kas ta on piisavalt õhuke. Kusjuures ma päris teda ikka niimoodi suruda ei jõua, aga mul nagu siin silmaga vaadates tundub küll ikka, et on ikka juba päris õhukeseks tambitud. Nüüd tuleks siin siis, mul tundub, et natukene teda siledamaks toksida ja siis luisuga peale. Mul on siin selline metallkamakas, ümmargune silinder. Ma ei kujuta ette, mis asi see olnud on kunagi, aga siin peal ma vaatan, on eriti hea sellele terale veel selline lõppviimistlus anda. Siin on sellist kumerust, niimoodi saan täpselt õige nurga valida. Ja et tuleks selline ilus ühtlasem kui ma siit praegu vaatan seda tera otse peale valguse käes, siis see tera tipp veel natukene läigib. Järelikult see tera tipp ei ole veel maksimaalselt terav. Aga tera tipp ei peagi maksimaalselt veel terav olema, nii et see on praegu alles pinnitud. Nii et nüüd ma peaks sebima mingisuguse luisu endale kuskilt laua pealt siit otsima mingitest valikutest, mis mul on. Aga nagu sa arugi saad, et ma olen täitsa amatöör ja üritan siin Vikati lehte teravaks saada. Ei ole mul siin õigeid pinnimisvahendeid kuskilt netist tellitud ega kuskilt spetsiaalselt teha lastud, vaid ise siin põlve otsas nikerdatud. Küll mingi haamri variant ja küll siin mingi alasi variant. Aga põhiline on see, et ma tean, et Vikati lehte tuleb pinnida ja õhukeseks tuleb ta saada. Muidu ei ole mõtet heinamaale minna. Et tõmbame nüüd luisuga ka Vikati üle ja proovisin nüüd siin mitme erineva luisuga seda Vikati tera nüüd natukene ühtlustada ja selle suure kamakaga proovisin natukene lihvida ja siis lõppviimistluse tegin sellega, see tundub päris sükene peenike. Tundub, et selle peaks vette panema, vees tegema, sellega ma luiskan põllu peal. See luisk on mul saadud ka ühest kohast. Ka süke must ja määrdunud, et ei olegi sellega veel katsetanud. See on mul endal mingisest ammusest ajast kuskilt siia sattunud, ülimalt juba ära luisatud. Ja siis see on see dekoraluisk, tutikas, nagu ka see, mida ma juba olen nii palju ära luisanud siin. Et võtsingi viimane kord juba selle osa kasutusse, ülemise osa, et hoian siit kinni.
aga vikati tera sai siis selline. Ei oskagi nüüd praegu öelda. Arvan, et heinamaal on ta terav, mul tundub. Peaks rohtu lõikama küll ja seda läiget enam ei ole siin tipus ja seda läiget siin ma tõesti ei näe enam. Et tundub, et on terav. Aga vaatame, kas selle lööga saame otsa või. Siin on selline, see on ülemine ots ja siis selline pull, see oksaga siis alumine käepide on tehtud. Originaalis see kindlasti selline polnud, aga originaalis on siin isegi puupunniga see olnud ilusti kinni, aga siin on nüüd naelasid siis juurde tambitud. See kipub siit mõranema. Ja mul selle võtaks siit ära. Kiil on alles. Ja mul on siin üks kruvidega terakinnitus klamber ka olemas, et prooviks sellega siia tera paika saada. Selline lühike vikati vars ja siis natukene võib-olla lihviksid seda kändu ja käepidet ja asja natuke sujuvamaks ka. Ülemist käepidet pole, aga tegelikult see ei ole nii oluline ka, et seda ei ole alati väga vaja ka, et saab siit varrest kinni hoida. No nii, nüüd ma olen selle vikatiga siis siin omajagu, ma isegi ei tea, 2-3 tundi vähemalt mässanud. Ja prooviniitmine ootab tegemist. Mis ma siis ütlen? Sain vikati pinnitud, tera pinnitud, tera luisatud. Siis võtsin selle sama löö, mille küljest ta oli. Ja lihvisin seda kergelt ja vaatan, et see on täiesti ilus puit, mis esmapilgul tundus selline pehkind ja mäda, aga tundub väga kõva ja korralik puit olevat. Üritasin erinevate nippidega seda tera siia löö külge saada ja lõpuks õnnestus siis sellise spetsiaalse klambriga, mille ma siis ühelt vanalt vikatilt võtsin, mis oli juba oma töö ära teinud ja tera oli täiesti ära niidetud, nii et sealt ma sain selle vana sellise kinnituse ja olemasolevate kiiludega panin ta siia kinni, selle vikati tera. Siia panin samuti veel selle pleki vahele, et oleks sellist toetuspinda, et läbi selle puidu ei pressiks see klamber ja tundub küll vähemalt praegu, et see tera sai päris jäigalt kinni, et ei kõigu kuhugi. Ja samuti siis sai vaadatud seda nurka, teha siia märge peale sellesse kohta ja liigume siis siit selle teraga siia ja tera ots peab siis liikuma 3. sõrme alla sellisesse asendisse. Tera on siin üleval vastas ja siis liigutame selle tera ja tera peab liikuma siia sõrme, 3. sõrme ja 4. sõrme vahele. Nii et sain ilusti siia, tundub ta päris jäigalt ära ka fikseeritud. Mis ma selle lööga veel tegin, natukene lihvisin seda käepidet siin mõnusamaks ja kuna ülemine käepide on ära murdunud, siis selle asemel võib hoida ka siit löö otsast ilusti kinni ja selle lihvisin natukene ühemaks ja ümaramaks, et oma olemuselt on see sellisest prussist tehtud, see siit ülevalt sai vähe käepärasemaks teha. Aga nüüd tuleb proovi niitmisele minna ja leidsin siit mõnusat sükest pehmet naeti, et karmimasse pinnasesse esialgu ei julge minna. No naati lõikab see vikat küll nagu nuga läbi sulavõi, nii et
ei saa arugi, et üleüldse midagi niidaks, et lihtsalt liigutad ja naet kukub. Aga noh, naet on ka selline pehme, aga no ei, loomulikult mulle on see vikat lühike, et see on lühemale inimesele, aga peaaegu valmis. Selle käepideme võib-olla peaks kõvemini korralikumalt siia ära fikseerima ja ütleme nii, et vana vikat on taas elule aidatud. No mul ei andnud süda rahu ja ma pidin seda vikatitera siia korraliku meina sisse ka katsetama tulema, et siin on selline vähe juba puitunud hein ja korralik heinamoodi hein, mitte sihuke pehme naat, nii et selle äsja teritatud ja pinnitud ja lõe külge kinnitatud tera ja niinimetatud väikse renoveerimise teinud vikati katsetus on vaja ära teha siin ka korraliku heina sees. No see vikat lõikab nagu sulavõit seda heina siin, nii et ma ei tea, nõukaaegne tera ja täiesti juba vaatasin, et pehkin mädanud lüsi, et tuleb minema visata, aga inimene, kes oma väikest aiamaalapikest hooldada tahab, siis selline vikat minu arvates nagu super tööriist ja sellise pinnimisega see tera kestab tal, ma arvan, kindlasti ühe hooaja, kui isegi mitte kauem, nii et pole muret, kui muud kui ainult luiska ja niida